Valimispäevast rangelt võttes enam rääkida ei saa, sest terve järgmine nädal on aeg, kui saab enda häält anda. Esmaspäevast neljapäevani saab valija hääletada ka väljaspool elujärgset ringkonda, ehk siis ta saab hääletada teises omavalitsuses ja tema sedel siis valimispäeva õhtuks jõuab tema elujärgsesse omavalitsusse. Reedest pühapäevani saab hääletada ainult oma ringkonnas. E-hääletamine algab samuti järgmisel esmaspäeval ja kestab laupäeva õhtuni. Sel korral veel mobiiltelefoniga hääletada ei saa ning hääletada saab ainult arvutis, aga esmakordselt saab kasutada Smart-ID-d. Kõik on testitud ja korras, ütleb valimisteenistus ning 40% inimestest ütleb uuringutes, et ei usu seda. Eks kahelda tuleb ja tegelikult kahelda tuleb kõiges. Eks meie jaoks on kindlasti oluline, et seda süsteemi pannakse proovile, selle süsteemile esitatakse väljakutseid. Aga meie siis RIA poolt teeme küll kõik selleks, et need süsteemid oleks testitud ja vastaks kõigile tänapäeva siis infotehnoloogia ja turbenõuetele. Mis on sel korral aga täiesti teistmoodi on sellest nädalast jõustuv Euroopa määrus poliitreklaami märgistamise ja lubamise kohta. See on nii keeruline, et suured sotsiaalmeediaportaalid keelasid tasulise poliitreklaami igaks juhuks üldse ära. Kõige lihtsam eristus on see, et kui kandidaat oma postituse eest maksab, et seda siis esile tõsta, et siis see läheb juba tasulise reklaami alla, ehk siis see on automaatselt poliitiline agitatsioon ja sellest nädalast siis ka suuremad sotsiaalmeedia platvormid tegelikult ei luba üldse teha poliitilist reklaami oma keskkondades. Tegemist ei ole Eesti oma reegliga, vaid Euroopa Liidu reegliga. Ükski teine riik ei ole aga veel praktikas pidanud aru saama, kuidas eristada kas, kes ja kas üldse on maksnud. Kui kandidaat ise oma kontole postitab üleskutset tema poolt hääletama, siis seda ei peeta keelatud reklaamiks. Aga ma ütlen ka seda, et meie oleme siin Euroopas esimesed, kes seda määrust rakendavad ja see jõustubki otse enne valimisi. Nii et eks siin mingeid lahtiseid kohti kindlasti on. Reklaamide üle teeb Eestis järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Seega, kui keegi tunneb, et internetis olev reklaam on olnud vale, siis soovitab valimisteenistus neile kaevata.